tere rahvas, siin jälle The Trusted Guardian ja täna ma teen jälle väikse õpetuse. Tänases õpetuses ma näitan teile siis, kuidas, ma seletan ära. Kui te rekordite Frapsiga, siis Fraps teeb teie failid nagu hiiglaslikuks, nagu faili suurus on liiga suur ja siis täna ma näitan teile ühe õpetuse, kuidas neid teha väiksemaks. Näiteks sul on mingi video gigabaitides, aga ma õpetan kuidas teha seda megabaitidesse. Et jah, alustame siis. Kõigepealt, et alustada, avage oma brauser. Minge siit Google. Kirjutage siia kirjutage siuke asi handbrake, kirjutage nii ja siis siin on siuke asi, aga te ei pea seda tegema, sest ma panen teile selle descriptionisse selle lehekülje ja siis siit tõmmate, siin on 64 bitt, 32 bitt, kui te ei oska seda vaadata, siis minge siit start menuu peale, computer, parem klopsuga properties ja siin system type peaks olema siin, mul on 64. Kuigi mul on see juba tõmmatud, siis ma näitan teile ikka, kuidas seda tõmmata. Teie võtke see, mis teil on. Internet on nii aeglane, vabandan. God. Või igastahes. Nii, kui te selle ära tõmmate, siis see tuleb teil kindlasti download siia. Siuke asi, handbrake, mingi 099 mingi siuke asi. Kas mul veel ei ole. Ja siis saate selle siia. Ma panen endale desktopi peale, vajutad peale siia. Yes. Ja. Ma ei viitsi või okei, siis aga ma ei taha kõik ära kustutada, yes. No te tõmbate lihtsalt ära, luban, siin ei ole ühtegi viirust ega midagi sellist. Nii, kui teil on see on ja siis jah, peaks lahti, algust ta võtab natuke aega, kui sa selle lahti teed. Siin on MP4, see võib olla siin. Nii, aga oot, mul ei ole praegu ühtegi videot, mis siia sisse panna. Oodake, ma teen kiiresti mingi väikse video. Okei, praeguseks hädaga. Näeme teid 1 millisekundi pärast. Tere rahvas, me oleme jälle tagasi Trusted Guardian siin. Ja jäime siis selle koha peale, kus pidime selle video siia sisse panema. Video on siis siin. See video ei saanud küll väga suur, sest mul ei olnud väga aega seda väga pikaks teha. Nagu näete 600 megabaiti, aga mul ei ole praegu eriti suurt videot kuskilt võtta, aga te näete vähemalt 600 megabaidi muutust. Nii, mis te tahate teha, siis võtate selle siit lihtsalt ja räägite selle siia, selle title selle koha peale. Mis asja? Nii, see läks sinna, see on 2 minutit ainult pikk ja 2 minutit ja nii, siis võtad browse siit ja paned selle, kus see video tahad, kus see läheks, võtad siit, ma panen desktop, paneme nimeks, ma ei tea, mingi suvalise lihtsalt, paned save ja siis siit vajutad lihtsalt start. Nii, nüüd ta näitab, kui kaua sellega aega läheb, siis time remaining. Vaatame, kui vähe läheb, siis ma lihtsalt ootan ära selle. Ega räägin siin midagi. Nüüd jah, sellele videole siis pange, palun, kui saaks like, sub ja komment ja share'ida võite ja
et jah, ja see gameplay videod hakkavad varsti tulema, praegu ma teen paar õpetust, ma arvan, ma teen ühe õpetuse veel, kuidas teha seda, mis ongi see Youtube'ile seda background'i või banner, mis see on, jah, kuidas seda kutsutakse, selle siis tolle õpetuse veel teen, ma arvan, ja siis jah, saate vaadata, kuidas toda teha ja jah, 1 minut ja 43 sekundit. Tee kiiremini, ei viitsi oodata. Palun. Miks see nii kaua võtab? Ma tahtsin seda öelda, et need video, mis sa siia sisse paned, on ju, ja see time remaining, vaata, mis siin all on, et see võtab umbes sama kaua aega, kui see video ise pikk on. Et jah, see siis teate, et kui teete väga pika, siis ta teeb seda sama kaua. Umbes sama kaua. Võib-olla natuke kauem, sest ta teeb seda väiksemaks ja nii. Muutame veel seda. 30 sekundit veel. Nii vähe. No 9 sekundit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja valmis. Nii, kohe finished. Nii, näe, video tuli siia. Selle võite kinni panna lihtsalt. Ja näete, siin on see video. Nii, vaatame nüüd properties 606 megabaiti. Oodake korraks, mul on vaja. Jah, see oli siis 606 ja see on 56 megabaiti. Nägite? Jah, see siis muutis 606-st 506,2 megabaidi peale. Et see on ikka väga väike fail. Ja ma näitan, see on see video, see, kus ma õpetasin teile, kuidas teha seda, kartuuni seda nägu, selle pilt on, ma näitan teile veel, siin, siuke, sai siis mul valmis see lõpuks, siuke, ja siis siin on see video, see oli alguses vist mingi 2 või 3 giga, ja nüüd vaadake, vist oli midagi sinna poole, ja nüüd on 65 megabaiti, nii et jah, Handbrake teeb oma töö, et jah, see oli siis tänane õpetus, kuidas teha seda, mis see enda neid Frapsi faile väiksemaks või üldse videosi ja neid, mis on liiga suured, saad teha väiksemaks, et neid kiiremini üles laadida YouTube'i. Et jah, see oli siis tänane õpetus, kuidas teha, mis ma just rääkisin. Palun like, sub, komment ja share, kui tahate. Ja peace out, head aega praeguseks.